tere tulemast Musta kassi taro lugemisse amburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 18–24 mai. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No vähemalt tornikaarti enam ei ole. Ma loodan, et see torn ära raputas ja nüüd hakkavad asjad paremaks minema. Kuigi siin esimene kaart on sauade 5, see on ka veel selline natukene siukene vastasseis või võitlemine, et kui veel on mingi asi, no kas keegi seisab millegi vastu, mida te tahate läbi suruda, mingi selline nagu, et kõik ei ole nagu teiega nõus, et keegi nagu vastu hakkab või vaidleb või ütleb, et see ei ole õige, mis te teete või midagi sellist on see sauade 5. Aga edasi tuleb teil siin juba karikate rüütel. Karikate rüütel, kuna karikate kaart on meie tunded, meie emotsioonid ja meie suhted, siis karikate rüütel on selline, tema kaart ise ütleb nii, et tundke rõõmu teenimisest. Et kui teil on siin kedagi aidata, siis aidake, tehke kellelegi midagi head, viige töö juurde kommi, öelge kellelegi lahke sõna, naeratage võõrale, juhatage teed, kui keegi küsib, midagi sellist. Karikate rüütel tunneb rõõmu inimeste aitamisest. Siis on teil maagikaart ja karikate 10. No maagikaart on selline kaart, mis vastupidiselt tornile, mis raputab ja lõhub, siis maagikaart on selline kaart, millega teie saate oma elu üles ehitada just täpselt nii, nagu soovida endale sellist elu, nagu teie näete, et teil võiks olla. Soovida kohe absoluutselt kõike ja väga suurelt. No nii suurelt, kui te üldse võib-olla pole julgenudki mõelda. Et võite endale tõesti korteri asemel lossi soovida või selle, ma ei tea, jalgratta asemel limusiini. Et hästi suurelt võib maagikaardiga ja peabki maagikaardiga soovima. Maagikaardiga te saate panna paberile endale elu, mida teie tahate, et teil oleks homme. Homsest alates on teil uus elu. Vot ja milline see teie meelest peaks olema? Kus te elate, kellega te elate, mida te teete, kui suur on teie pangaarve? Midagi sellist. Ainult maagikaardi tingimus on see, et te peate olema väga täpne. Raha ma ei soovita sinna panna nagu täpselt kirja, et tahan, et mul igal kuus oleks 10 000. Igas kuus tuleks 10 000 minu arvele. Jätke universumile ruumi. Kuidagi muud moodi kirjutage see raha suurus sinna. Ärge pange konkreetset raha suurust. Kirjutage, ma ei tea, midagi sellist, et mul oleks nii palju ja 10 korda rohkem veel, kui mul on vaja või midagi sellist. Et mõelge midagi sellist ümmargust, vot nagu poliitikud räägivad, ümmargust juttu. Et rahasummat ma ei soovita kirjutada, sest siis on sellel universumil piir. Piir on ees, aga teil ju piire pole vaja. Ka majanduslikus mõttes teil pole piire vaja. Küll te võite endale konkreetselt soovida näiteks elukaaslast, pikkust, vanust, võite soovida endale uut kodu, sellist nagu tahate. Võib-olla unistuste töökohta, olete unistanud kondiitriks saamisest, siiani pole õnnestunud. Nüüd panete kirja, kus kohas te tahate kondiitriks õppida, kus kohas te tahate kondiitrina töötada. Ma ei tea, kas te olete ise see või on teil hunnik alluvaid, milline see müügipunkt on, kus te oma tooteid müüte. Vot midagi sellist, see maagikaart tähendab seda, et mida üksikasjalikumalt te asju kirja panete, seda kindlamalt saate te just täpselt selle, mida soovisite. Muidu te võite küll saada, aga ei pruugi olla see, mida te tegelikult tahtsite. Edasi tuleb teil siit karikate 10. No karikate 10 minu jaoks on totaalne täielik idüll. Kuna see on meie tunded ja emotsioonid, siis meie tunded ongi, see on täielik idüll. See on täielik idüll meie tunnetes, meie suhetes. Vikerkaar on taeval, inimesed on õnnelikud, meie kodus on kõik korras, meil töö juures on kõik korras, meie suhetega on kõik korras. No meil on kõik nii hästi, et me lihtsalt olemegi nagu üdini õnnelikud. Me oleme nii õnnelikud, et no tõesti rohkem enam õnnelik üks inimene olla ei saa.
Et see on üks superkaart, see on üks ilusamaid kaarte. Taro kaardipakis on see karikate 10. Siin all on sauade 2. No sauade 2 räägib valikutest. Teha või mitte teha. Aga nende valikute ees me ju kogu aeg olemegi. Ja siis on siin veel karikate baas. No karikate baas, kõik baasid tulevad uudistega. Ja siis on ka veel kuninganna, ehk siis karikate kuninganna. Karikate baas tuleb uudistega, tähendab, et ta on kuidagi meie tunnetega, meie emotsioonidega seotud uudis, et midagi head on tulemas. Midagi super head, kuna siin on väljas maag, karikate rüütel, karikate kuninganna, no vaat siis ongi midagi head. Ma arvan seda, et kui meie tunneme rõõmu nagu teiste teenimisest, siis midagi head me saame ka vastu. Ja see baas võib-olla tulebki heade uudistega. Karikate kuninganna on selline rahulik naisterahvas, kes jääb rahulikuks ka siis, kui ümberringi meri tormab või inimesed on paanikas. Keegi tea, mida teha. Karikate kuninganna vaatab rahulikult, mõtleb natukene, ajab asjad korda, lahendab kõik ära, lohutab kõiki. Vot selline nagu, kuidas ma ütlen, ta on nagu kindel õlg. Kindel inimene, kelle juurde minna, kes ei lähe närvi, kes ei hakka süüdistama, õiendama, kuulab ära, annab nõu, aitab, kui saab, patsutab õlale, õpetab, kui on vaja. Ta ei lähe ka siis närvi, kui ta peab 99 korda seletama midagi, mis ammu peaks juba selge olema. Tema juhatab teed, tema näitab, tema aitab, tema toetab. Just selline, kelle juurde võib alati minna oma murega, tead, et ta kuulab ära sind. Võib-olla oskab head nõu anda. Ta ise on ka väga tark ja kui tal ei ole piisavalt tarkust, siis ta õpib juurde või vaatab internetist. Ta nagu, tugineb ka ise enda tarkusele, aga samas tõesti, ta nagu ei häbene ka küsida, kui tal on vaja tarkust juurde saada. Vot selline nädal tuli teile, armsad hamburid. Maagikaart on super ja see täielik idüll selle karikate 10 on ka super ja valikuid on vaja teha. Et mulle tundub küll, et nagu väga hea nädal on tulemas. No maagikaarti ärge raisku laske, soovige endale unelmate elu. See on täiesti kindel, pange kõik kirja, murdke paber kokku, pange paber ümbrikusse, kaunistage ära, pange raamatu vahele või pange kuhugi karpi ja las ta seal olla. Unustage ära see, mis te maagikaardiga soovisite. Kui ühel päeval hakkavad teie soovid täituma, siis teil tuleb see meelde, et vot seda ma tegelikult tahtsin. Sellist imelist nädalat ma soovingi teile, kallid hamburid, selleks nädalaks. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.